karuisand ülevedajaks. Karuisand pidas enne vanast ülevedaja ametit. Istus parajasti varjus ja ootas, et keegi teine ehk tuleb ja poetab mõned mündid ta taskusse. Oli igavusest tukkuma jäämas, kui äkki kuuleb, et keegi õikab. Tuli meesterahvas, halli märra selgas. Allil märral aga veel vars kõrval kõndimas. Karuisand hüüab, ratsutage aga peale ära ja seadke ennast mõnusasti sisse. Ja siis need hädad algasidki. Mees lööb kannad märra külgedesse ja sunnib teda parvele astuma, aga märra hoiab pea maas, korskab ja pruuskab ega mõtlegi paigast liikuda. Mees proovib küll keelitada ja meelitada, aga ei suksu tee väljagi. Nüüd kukub mees teda piitsutama ja kandadega toksima, aga märra tiirutab muudku ringiratast ja ei lähe ega lähe parve peale. Eks vars näeb, et mammi nii koledasti kardab ja nüüd kukub tema ka haledast hirnuma ja ringi perrutama justkui siga, kellele tuline nõudepesuvesi selga sattunud. Juhtub siis karuisand vahepeal ringi vaatama ja keda ta näeb, va jänesiisandat muidugi. Istub teni alad ristis kännu tümmikul ja vahib seda janti pealt. Nüüd hüüab karuisand, et Pungsilm tuleks ja aitaks märra parve peale toimetada. Aga ei Pungsilm võtta seda palvet kuulda. Karuisand hakkab sinna poole vantsima. Jänesisand pärima. Mis ilma ma imete seal jõe ääres õiendate? Mis asja te seal tembutate? Ma siin istun ja vaatan ega saa naeru pidama, kui näen, kuidas te selle meesterahvaga seal neid traavleid väntsutate. Karuisand seletab pilusilmale, kuida asjalood on. Jänesisand pistab selle jutu peale koledast kilkama ja kõõksuma ja ütleb, kulla karuisand, kui te seda trianglit seal veel sedamoodi jätkate, siis ei oska ma küll enam muud arvata, kui et teil on ehk vesi pähe löönud. Ja ei, ma olen kuulnud, et suur hulk rahvast pidi seda sorti tõve all kannatama. Karuisand kostab selle peale, et kohe mitte kuidagi ei tea, kuida märad parve peale saada. Jänesisand veab kulmu kipra ja ütleb, kulla karuisand, see asi on ju lihtne kui tite mäng. Sul pole vaja muud teha, kui vars parve peale toimetada, sest mammi sinna otse kohe järgi tuleb. Ott vantsis nüüd kibekähku jõe ääre tagasi. Kui sinna sai, aas varsa parve peale ja mammi tatsaski otse maid sellele järele, just kui oleks ta praami peal sündinud ja üles kasvanud. Kui karuisand seda asja nägi, ei osanud ta muud kui silmad pärani aada ja jänesisanda tarkust imestada. Mees nüüd Oti käest pärima, et kes see siuke tark oli, kes teda sedamoodi juhatas. Karuisand kostab, et kes see muu ikka kui va Pungsilma isand. Pajatab mehele veel takka otsa, et see Pungsilma isand on ikka siuke selge, ta veel keski pole saanud ninapidi vedada. Mees kuulab seda juttu ja ütleb siis, et ta tulla päeva või paari pärast siit kaudu tagasi ja ta võib kihla vedada. Pakkus teine poti mett Karu-Otile, et tema ikka selle Pungsilma isanda narriks teeb. No eks karuisand võtabki kihlveo vastu, löövad selle peale veel kätt, et asi oleks ikka kindel, mis kindel. Ja ei läinudki palju aega mööda, kui mees ja tulebki tagasi, seda korda kogunisti 2 märraga ja mõlemad suksud nii ühtemoodi, just kui 2 hernest. Üht karva, üht kasvu ja kogunisti ühtmoodi astumisega olid need suksud. Karuisand toimetab mehe üle jõe ja siin aga ütleb hobuse mees, et nüüd justku aeg käes kihlveuvärk õigendada. Üks neist märadest on mammi, teine aga sälg. Kutsu nüüd oma jänesisand seie ja lasta, ütleb kumb on kumb ja suhu ei tohi ta neile mitte vaadata. Karuisand uurib ja puurib mõlemad suksud siit ja sealt, siis aga raputab pead, ei, tema ei saa sotti. Endal kangest alemeel, sest tal ju meelõhna nina täis, meepott mehel sadulga taskus ja see paneb suu vett jooksma. Eks läkski nüüd kaldakünka peale ja hakkas seal Pungsilma õikama. Ei kulunud palju aega, kui jänesisand ju vinnabki ennast künkaarjale ikka lippadi. Ott seletab talle kogu asjalugu. Pungsilm pistab selle peale kõõksuma ja ütleb, et muretsegu karuisand 2 punti rohtu ja pangu need märade ette maha. No eks karuisand talitabki nagu kästud ja suuksud kõkuvad krämpsutama.
aga üks neist saab oma rohutuustiga ennem hakkama ja ahmeb ju teisestki kuhjast. Teine suksu aga aas nüüd rahulikult oma pea püsti ja laskis kõigil sündida. Jänesisand lasi selge ja ütleb, see suksu, kes praegalt pead püsti hoiab, on mammi. Ei jää mehel nüüd muud üle, kui kaotust tunnistada. Küsib siis jänesisanda käest, mismoodi ta tundis, kumb on mammi, kumb sälg. Jänesisand seletab, sälg ju noorem ja tal on paremad hambad. Eks ta sellepärast saigi oma portsuga rutem hakkama. Ja kui mammi nägi, et lapsukesel rohi ju otsas, eks ta siis tahta oma osa ka talle anda. Aga oleks mammi säluportsu kallale läinud, oleks sälg teda ilmtingimata hammustanud. Mees jänesisanda tarkusest kole imestanud ja ütleb, sa pole ikka miskit muud kui üks liba jänes. Vaat, mis sa oled.